kõige rohkem, see kehast väljas, iseennast väljas nägime, seda on kõige rohkem, et vahel isegi peale seda põrkame tagasi. Üks meesterahvas, kellega hiljuti rääkis kihvtilt mõnevõrra teistest erinevalt, et sageli veel avastatakse seal kehast väljas olles, et on jube hea olla, et järsku, kui varem eriti kui on olnud mingisugune õnnetus või seal haiglavoodis olnud, et sul on kogu aeg piine või paha olnud, et siis järsku on kõik korras, vahel tahetakse seda teistega jagada, aga siis saadakse aru, et keegi ei pane sind tähele, siis saadakse aru, et mu keha on seal all ja ma olen siin. Ja on nagu hea olla, et muret ei ole ja tihti nagu tahetaks, et see jätkuks. Aga mõned juhud, kellel on siis kellegi eest maailmas hoolitseda, on tahtnud nagu väga tagasi tulla ja hiljuti see mees ütles, nii toredalt rääkis, et ta oli veel ka mingid retsid, operatsioonid pikalt haiglas olnud, vähk, seal veel koomas olnud, seal nagu mingid omasid läbi elanud ja siis koju lastudes kodus tuli, hiljem tuli välja, et veri oli kopsu läinud, järsku mingi nõrkus kukkus pikali, tal oli veel siuke huvitav komme vahel, niisugused lisaasjad, ütles, et läbi toa käis mingi ilge külm tulepuhang enne seda ja siis ta kuskil ukse peale veel kukkus pikali ja siis vaatas ennast ülevalt ja siis ta ütles, kas siin saab aga põhimõtteliselt väga ägedalt ropendades hakkas ütlema, et kurat, et niimoodi küll, et ma pean nagu tagasi saama. Et nii ei saa jääda, tal oli keegi, kelle eest ta hoolitses, kellest väga lugu pidas ja et selle tundega ütles, et ilgelt nägi vaeva, aga ropendas, et kurat nii ma ei saa, et tahtis tulla tagasi, mis on arv, tihti ollakse seal nagu rohkem hämmingus või tahetakse jääda. Ja siis sai sinna kehasse tagasi, ikka oli vigane, seal kuidagi suutis kuskile naabritele märku tasapisi anda ja siis juhtus veel uuesti ühe korra, kukkus veel välja, jälle tuli kihvti jutuga vend, aga et niimoodi sõimad, kurat, ma pean tagasi saama. Kas seda ka on, et näiteks minul on olnud see kehaväline kogemus, aga mitte mingis ohtlikus olukorras, või vähemalt ma arvan, et ma ei olnud ohtlikus, äkki ma olin ära suremas. Minul oli niimoodi, et ma läksin, vist olin ka ülikoolis, läksin päeval, keset päeva, mulle meeldib tohutult uinakuid teha. Ja millegi pärast on päeviti unenäod täiesti uskumatult erksad ja ma magan üsna vähe ka, mingi 20-30 minti tavaliselt. Aga siis ma läksin niimoodi magama, et ma lihtsalt nagu langesin voodi peale, mul olid jalad, põlved üle voodi niimoodi maas. Ja siis magan ja kuna ma magan võib-olla vist veits silmad lahti, siis ma justkui nagu päeval valges on ja siis ma kuidagi nagu tajusin läbi une vist seda ruumi, kus ma magasin ja mingi hetk ma näen on ju lage ja seinu ja tõusen üles, ärkan üles on ju. Tõusen voodist, jalad olid mul maas, lihtsalt nagu ajan püsti ennast on ja vaatan toas ringi ja siis ma järsku vaatan selja taha, näen ennast magamas seal, näen on ju ennast nagu konkreetselt. Et hästi kummaline on ju, et sa oled harjunud ainult läbi selle telekaekraani siin kõike vaatama, et järsku sa näed väljas on ju. Ja siis oli samamoodi, läksin sellesse kohta tagasi, kus ma nagu tajusin ruumi. Ahaa, et see oli unenägu. Nii, ärkan üles on ju, tõusen püsti, vaatan ringi, midagi on kahtlast, vaatan selja taha, ma ikka magan seal. Ja see kordus 5-6 korda, ja lõpuks see muutus nagu ütleme niimoodi, et ma läksin üsna paanikasse, sest ma arvasin, et ma ei saa enam üles ärgata. Et ma olengi nagu, jään kehast välja või ma nii-öelda, selle järgi siis ma tahtsin nagu tohutult üles ärgata ja tahtsin enda kehasse tagasi. Mu sõber ütles, et ma käisin astraalrännakul, aga sellega ma tahtsingi küsida seda, et kas inimesed kuidagi, kas seda ei ole jutuks tulnud, et kui nad on kehast väljas, kas nad siis ei vaata nagu ennast, et kellena ma nii-öelda siis vaatan? Mõned kirjeldanud keha, et aga niimoodi, et on täiesti, et see, mis sa seal väljas oled, see nagu keha või kuidagi. Vist ei tule nagu pähe siis või kuidagi? Jah, aga mõned on kirjeldanud, ma ei tule ka päris hästi meelde. Mul on selle peale peab jälle ise ühe loo ütlema, mul on mingi pool sarnane nagu sul, mis on ka täis müstikaga, täis ärkvel, aga oligi see mingi alaselg tegi pikalt elus valu, mingi noorena see lumelu õnnetus ja siis oli ükskord mingid aastad noorena oli niimoodi, et iga vales samm või jõuad suvilas sõprade juures suvel proovid korra jalaga palli lüüa kogemata, et valesti jälle tõmbas nii erksa, valusa, vastiku ei saa. Ja üks suvi jälle niimoodi, ei känkrasse ka keha tõmbas, kõik see nagu pool keha
kivistus ära ja siis üli valus, väikest sõrme liigutati läbi keha valus, kuidagi toodi Tallinnasse, saad sinna voodi ääre peale, sama põlved maas veel ja siuke mingis küliti asendis jääd nagu lavama ja nii valus ei saa liigutada, ei saa midagi ei saa teha ja siis mõtlesin proovi mingit hingamist, et natuke kuulnud, pole väga hullult spetsialt midagi õppinud, aga et noh, et hingad ja nagu tervendad ennast ja mingi hingamissüsteemiga hästi palju hingasin. Mingi aja peale läks nagu midagi nagu pöörlema ja läks nagu paremaks, vaatasin, et juba tuli natuke eluisu tagasi, sest eluisu ka läinud, kui nii valus järjest pikalt. Siis sain nagu terve kehaga voodis, selili enam-vähem, jumala hea juba, aga juba nii palju indu tuli, et päriselt midagi nüüd aitas, hingasid täiega edasi. Ja siis mingi aja pärast et ma proovin korra jalga üles tõsta natukene, või kas saan liigutades, see ei pea isegi üles tõstma, natuke lihasid liigutad, lööb jälle mingi välk seljale. Sest nii kergelt läks, siis sain täiega nagu jala nii üles tõsta, kuidas, vau. Ja siis proovin teist jalga, seda saan ka, oot, ja siis keeran pead üles, mida ka varem ei saanud nagu üldse pead kaarist. Vaatan ja siis oli oma jalad, mis üleval olid ka nagu mingid eeterlikud läbipaistev jalg, vaatasid, ja siis kuidagi tuli siuke, vaatasid terve kehaga, et saadki nagu kuidagi ennast välja keerata nagu kehast ja koos see eufooria, et nagu valu oli täiega kadunud ja siis keerasid välja ja siis hakkas pähe tulema igast niisugused mõtted, et goddammit, et see on nagu päris, et siis tuli juba oota, kus ma niimoodi minna võiks ja hakkasin nii üle mõtlema, siis kuidagi prantsantasin tagasi sinna kehasse ja ka ma olen nagu kogu aeg oma jaoks vaata täiega härkvel või midagi sellist magamist pole üldse võimalik, aga see oleks varem olnud mu suurim unistus. Ja siis peale seda oligi nagu see valu oli alles ikka, aga see kõige akuutsem värk oli üle läinud, et siis varsti isegi sain niimoodi, et mingi natuke asjadest kinni hoides sain 2 jalal kõndida WC-sse. Aga see vaade ja kuidas tunned ise, et tõstad jala üles, siis vaatad ja siuke läbipaistev, virvendav või mingi siuke eetelik keha. Ja seda ka natukene lugenud ei ole väga aega tähelepanu olnud pöörata, aga mõned inimesed, eks ju, väidetavalt tegelevad sellega või saavad ennast välja, eks ju. No seda mainis mul see sõber, et minul oli konkreetselt see ikkagi unega seotud, kuigi tundus, et ma olin ikkagi mingisuguses, päris ma ei tea, kuidas ma uneks seda nimetaks, et mingis seisundis, aga tema nimetas seda astraalrännakuks. Ma rohkem ei ole ka uurinud, aga kummaline on see tõepoolest ja seesama fakt justkui, et sina tundsid ka, et sa saad ennast kehast välja keerata ja justkui see, mis sinu mõttetööd teeb, on ju. Ma ei taha isegi öelda aju, on ju, aga see oli kaasas siis sellega, mis ikkagi välja keeras. Ja minul oli samamoodi, see seisis nii-öelda seal voodi ees püsti, mitte see minu keha, mis seal magas, on ju. Et see justkui nagu tõestaks konkreetselt selle ära, et ikkagi meis on nagu miski muu, mis on võimeline nii-öelda teadvusel olema või mõtlema või et see teooria, et sured ära ja siis on must ja tume maa, et see kuidagi, see tundub mulle kõige vähem tõenäoline variant. Jah, et päris kinni ei lähe see teadvuse pilv, see on päris hea küsimus jah, ja me ei saa seda kuidagi tõestada ja isegi kui ütleme siuke väga materialistlik neuroloog, mõned nagu tahavad, nad ei saa tõestada, aga nad on nagu pika peale õppinud selle usu selgeks, usuvad, sa peadki seal uskuma, sest sul ei ole midagi tõestada, et lõpuks tuleb välja, et see on nagu arvutigi, eks ju, et meil on, et keegi on mulle ka rääkinud ise, et ta nagu elu pika töö peale on ikkagi aru saanud, et üldiselt me oleme nagu arvuti, et need peensused peab veel selgeks tegema, aga et need peensused, mis peab veel selgeks tegema, seal on nagu täiesti tundmatu, mõõtmatu maa, et kui sa tahad väga see materialistlik teadur olla, sa pead uskuma niimoodi, aga mõistlikud inimesed minu arust ükskõik, mis tema selle elu töö või teadusala on, et lihtsalt niisugune intelligentne inimene tavaliselt annab seda aru, et seal on nagu vastamata küsimused ja võib-olla see kunst, kuidas edasi minna, kõige tähtsam ongi, et milliseid küsimusi üldse küsida võiks, et kuidas need asjad on, aga jah, et see teadvuse väli või teadvuse olemus on jah suurem kui ainult, et aju teda teeb, on minul küllaltki niisugune ka see tunne nagu, et see nii oleks, eks ju. See arvuti nii-öelda juhtmest või seinast juhtme välja tõmbamine, see mulle tundub vähemalt lihtsalt täiesti filosofeerides, et mulle tundub, et see eeldab, et me kõik oleme justkui eraldi ühikud, et sa tõmbad välja, sa oled eraldatud, on ju. Aga jah, kui me võtame selle ühtse mingisuguse teadvusvälja, mille nii-öelda
ma ei tea, üks eksisteerimisvorm on näiteks siis see inimene, kuidas meie siin eksisteerime, see on nii-öelda avaldusvorm, on ju. Jep. Et see on nii-öelda selle suure olemise avaldusvorm on see, et mina olen selline inimene siin, kellele on nimeks pandud Taavet ja nii edasi, on ju. Ja siis, kui nii-öelda minu see keha ära sureb, et siis ma olen ikkagi kuidagi valgun sinna tagasi kogu sellesse kõiksusesse. Et sa eks ei pea jääma, vahel on mõned niisugused surmajärgsed tõestuspüüdlused proovivatki rääkida hullult, et kuidas see täpselt see sina või olgugi täpselt see sinu teadvus peab nüüd igavesti kuskil olema. Et tundub jah, et mõned inimesed on sügavate kogemuste pealt rääkinudki, et seal on see teadvus, see suurem teadvus, kes taga suhtleb, eks ju, ei ole nagu sõnadega, aga käib päris nagu suhtlus, et näitab ja selgitab talle asju, et mingist hetkest tuntakse ka seda, et sa oledki ise ka osa sellest, eks ju, aga ma olen see eraldunud, seesama veetilk ja meri, eks ju, või kõik sellised näited, et see, et miks mitte, ta ei või pärast sinna sisse suure teadvuse hulka, eks ju, minna, aga samal ajal see, mis sina oma kogemustega siin oled kõik välja toonud või eluga kogenud otseselt, et see on omaette see väärtus, see on see lisaasi, see jääb ka sinna alles ja kõik see suur teadus seal sees tunneb samamoodi sind ennast ära, ütleme nii. Eesti esu.